No nii, kas sa oled valmis? Rohkem valmis oleks raske olla. Aga selge, siis lähme vaikselt. No nii, kas sa oled valmis? Rohkem valmis oleks raske olla. Aga selge, siis lähme vaikselt. Tervist, head Delfi TV vaatajad ja GoPro Eesti Facebooki fännid. Oleme lülitanud live-pilti Kiviõli seikluskeskusest. Näete GoPro Uphill Snow Dragi. Mina olen Kaspar Aruvee ja üritan teile siis anda toimuvast võimalikult head ülevaadet. Mis on tänaseks päevaks toimunud on see, et ära on peetud kõikide sõiduautode soojendusringid või eelsõiduringid. Nendest eelsõitudest on kokku pandud eliminaatortabel, ehk siis kohe alustame eliminaatorvoorudega. Esimene paar, nagu näete, on Erik Aava versus Siim Vosnesenski. Siim Vosnesenski on siis eelsõitude kiireim mees. Tema autoks Subaru Impreza ja aeg siis 100 meetri läbimise lõpus on 7,49 sekundit ja kiirusega 85 kilomeetrit tunnis. See kiirus on ka päeva parim aeg kiiruseliselt. Nii et 100 meetriga mäest üles kiirendades saavutada auto lõppkiiruseks 85 km tunnis on ikkagi päris raju tempo. Tema vastane, number 29, on välja sõitnud 17. aja, selleks on siis 8,99 sekundit ja 65 kilomeetrit tunnis. Ma tean, et sa oled selle hetke oodanud, kuidas sa saad läbi mikrofoni selle kõik välja arvudega. Aga jah, nagu Kaarel ütles, nüüd hakkab asi juba mano, punastult võtta ei tohi. Ja siis selle päeva üks põnevaid osa saaks võita.
32 eliminaator, nii et sõitma saab siin küll kuvast. Aga samas on, nagu näitasid kvalifikatsioonisõidud, siis asi läheb suhteliselt kiiresti ja kui suuremaid tagasivaat ei ole, siis oleme ilusasti graafikus, aga tsiteerides klassikuid, mille järgi kaotame. Sain vastused. ja koheselt on ka siis autod, nagu näete, starter kutsub esimese siis võistluspaari ilusti stardialasse valmis. Kiirendus näeb välja nagu kiirendus ikka. Autod pannakse ilusti stage'i paika. Meil on kasutusel ka Estonian Drag Race Associationi ajavõtusüsteem, mis tähendab seda, et starditakse ikkagi korraliku kiirenduse stardipuuga, midagi praegu kaadris näete. Ei tehta mingeid mööndusi ka sellisel meelelahutuslikul kiirendusvõistlusel, nii et esimene paar vasakul rajal siis Erik Aava, paremal Siim Vosnesenski. Op! Ja number 21 saab päris hästi minema, 29 üritab järgi jõuda Eerikule, auto läheb natukene lipa-lapa ja Siim võtab siit ikkagi päris kindla võidu. Siim Vosnesenski ja koju saadame siis esimesena Erik Aava Audi 200 20 klapilisel. Järgmisena auto number 39 vasakul rajal Artur Timofejev, Audi RS6, temale vastu number 18 Argo Kevale. Eliminaatori järgmine paar. Niimoodi, ja juba on line-upis valmis järgmine paar, kelleks on siis Artur Timofejev ja Argo Kevade. Number 18 Argo Kevade sõitis Audi 80-ga ja Artur Timofejev Audi RS6-ga. Nii, Audi RS6 V8 mootoriga, Audi siis kõige kangem. Siit siis Artur edasi järgmisesse ringi top 16-sse, järgmisena number 7. Nii, ja sain ka aja, number 39 võiduaeg 8,55, kui tema eelsõitudest kirja läinud aeg oli 8,46. Ja natukene on ajas kaotust andnud ja ütleme ka esimese paari võiduaja, kui ajasõidus sõitis 7,49, siis järgmises voorus 7,80. Ja lähevad, ta tundub parema raja võitsid. Ja täpselt nii on, parem rada ajaga 8,11, 83, 68 km tunnis edasi siis järgmisse ringi autoga number. Niimoodi, ja teine paar, või järgmine paar siis õigemini, oli meil numbriga 7 ja number 50, number 7 Aivar Auväärt, Audi S4 Avant ja number 50. Järgmisena number 50 on meil Eero Viiol Audi A6-l ja võitjaks siis number 7 Aivar Auväärt ja võiduajaks tal 8,11, kui tema eelsõiduaeg oli 8,08. Järgmine paar number 32 ja number 19. Number 32 Karl Kõrge Mitsubishi Lanceril ja number 19 Kaupo Vana Subaru Outbackil. Näete, et see Mitsubishi Lancer on ikkagi üsna päevi näinud auto, aga siit tundub küll, et Lancer on võtnud oma. Karl Kõrge Mitsubishi Lanceril paremal rajal ja võtame kõik võistlejad, kes alla tagasi tulevad ka tormilise aplausi. Ja võitiski number 32, kelleks siis Karl Kõrge Mitsubishi Lanceril, auto aastast 1991.
ja vaid 130 hobujõudu, kui siin võimsamatel autodel julgelt üle 300 hobujõu, isegi siin 500 hobujõudu. Ja võiduajaks 8,55, kui eelsõidustel kirjas 8,69. Et on leidnud siis gaasipedaali alt veel selle viimase millimeetri, et pigistada autost maksimaalselt välja. Uus paar number 17 ja number 33, ehk siis Erik Iie Audi A4-l, tuntud kiirendusvõistleja, ja number 33 Toomas Tuulist ka samuti tuntud kiirendusvõistleja Audi S4-l, punast värvi sedaan. Nii et tänase päeva jõu poolest üks võimsamaid autosid kindlasti läheb koju juba esimeses ringis. Ja võitis number 17 ajaga 8,15, kui tal eelsõitudest kirjas 7,6, nii et päris suur ajaline kaotus. Autol peal ka ohutuled. Kas väikene tõrge, kuid stardialas valmistumas number 42 ja number 41, 42 Rando Mere Alfa Romeol vasakul rajal, number 41 Urmo Silde Audi Allroadiga paremal rajal. Kui vasakul rajal Randomere eelsõiduaeg 8,54, siis paremal rajal numbri all 41 Urmo Silde aeg on 9,26, et ajaline eelis on praegult selgelt vasakul rajal startiva number 42 Randomere kasuks. Nii, Iie läksid küll edasi, aga nüüd on küsimärk, et mis ta edasi teeb? Järgmisena siis 42, Randomere 41. Tundub, et eelmise sõidu võitja number 17 Erki Iiel väike mingi tehniline probleem, loodetavasti suudab mees järgmiseks ringiks selle tehnilise viperuse autost välja meelitada ja ikkagi tulla siis top 16 starti. Nii, voor on antud, roheline. Alfa Romeol starti Randomere on saanud paremini minema ja ei saa Audi Allroad talle järgi. Tundub, et number 42 ja ajaga 8,49 on siis võtnud võidu sellest paarist. Eelsõitudest Randomerel kirjas siis 8,54, nii et suhteliselt stabiilne sõit, vähemalt nende 2 või 3 vooru põhjal. Ja juba stardialas valmistumas number 48 ja number 4. Number 48 on meil Janar Tede, Mitsubishi Lancer Evo 9 ning numbri all 4 Uku Kaarman, Audi RS4, nii et tegemist siis Audi ühe kangema valikuga, aga oi, kuidas see Mitsubishi läheb stardis lihtsalt meeletult paremini minema. Midagi ei ole teha. Ei ole need rajad ka nii võrdsed, kui tahaks, et need rajad on. Ja siit edasi parem rada Mitsubishi Evolutionil Janar Tede. Uku Kaarman koju. Number 24. Alga Penda Mitsubishi Golf. Vasakul rajale temale vastu Suzuki Manenol. Suzuki Manenol kesku sõitis. Ja viimased paarist võitja number 48 Mitsubishi Lanceril sõitev Janar Tede ajaga 8,87. Järgmine paar siis number 53 ja number 24. Numbri all 53 näeme startimas Mihkel Aavikut Suzuki Balenol ja tema kõrval numbri all 24 Ardo Pendla Mitsubishi Golfil, aga no Ardo stardis kahjuks ei saa minema. Aga häälega kordab ta publikule kahtlemata selle väikese viperuse ja näete, kui raske on isegi nii väikest autot sellel rajal stabiilsena hoida. Nii, vaadati üle ka, kas kõik oli õige. Sellest ringist number 53-le võiduaeg 9,76. Järgmisena on number 35 Martin Prits.
ja number 35 Martin Prits ning number 12 Janek Veevo on stardis kohad sisse võtnud autodeks Audi S4 ja A5. Audi A5 Sportback, siis 3-liitrine turbomootor, näitas väga häid aegu. Number 12 siis teine aeg, et siis 7,57 eelsõitudest vaatame, kuidas võrdselt lähevad, kuid siiski number 12 Janek Veevo on võtnud enda. 8,126, 70 kilomeetrit tunnis. Ja number 12 võidab ajaga 8,12, kui eelsõitudest kirjas 7,57. Rajaolud on natukene küll halvenenud, eriti just vasakpoolne stardiosa on ikkagi päris korralikult üles kaavitud, kuid tingimused on õnneks kõigile võrdsed. Kes meiega alles liitunud, siis käimas autode kiirenduse eliminaatorid, oleme top 32 juures veel. Järgmine paar number 40 ja number 1. Number 1 all sõitmas Tarvo Järv Lancer Evo 10-ga ja number 40 on meil Tarmo Teivejõe Audi Coupeel aastast 85 ja versus siis aasta 2008. Tarvo Järvel kirjas aeg 9,2 ja number 40 sõitval meil 8,49 ja ei saa see Evo jõudu kuidagi maha. Ja ajad 8,2. Ja number 40 Tarmo Teivejõe Audi Coupeel võtab siit võidu ajaga 8,25, kui tal eelsõitudest aeg 8,49, nii et parandab päris kõvasti oma isiklikku parimat tänases päevas. Vasaku rajale temale vastu number 10. Järgmisena leiame stardikaare alt numbrid 45 ja number 10. Number 45 Martin Ojaste Audi S4-l ja number 10 Mihkel Pikma Audi A4 ja turbodiisel. Ja number 10 saab ikka märgatavalt paremini minema. Nüüd siis Audi saab oma lõpus üles, aga tundub, et ikkagi number 10 all sõitev. Ja number 10 saabki edasi ajaga 9,15, kui tema eelsõitudes aeg 9,22 ja praegult siis kustutab ära ajasõitude 6. koha mehe, kelleks oli siis Martin Ojaste Audi S4-l. Tema eelsõidu aeg oli 8,12 ning paraku praegult jääb päris tublisti alla. Aastaid meil ka juba Eesti drifti maastikul kaasa löönud. Ühe korra vist ka Eesti meistritiitlit paista saanud, kui ma õieti mäletan. Pro Streeti klassis 2 aastat tagasi. Kahekordne meister. 2 korda meister. Ühe korra meister 2 aastat tagasi. Oli kokkuvõte. Aga jah. Nii ja nüüd näeme rajal esimest BMW-d ja ka ainukest BMW-d, kes on täna võistlustulle astunud. Numbrid 25 ja number 51, number 25 Jaanus Plaat Subaru Impreza VRX, siis punastvärvi Subaruga ja numbri all 51 stardib meil Henri Kivimägi, tuntud driftisõitja BMW E30 325X 4-veoline. Päris võrdselt praegult mehed minemas. Nii. Ja edasi vasakrada. Ja vasakrada edasi, number 25. Jaanus Plaat kustutab ära Henri Kivimägi ajaga 9,49, et kui Jaanuse eelsõitude aeg 8,74, siis pea siin sekundine ajaline kaotus. Henri Kivimägi eelsõitude aeg 9,58, nii et tundub, et tema suutis säilitada ikkagi üsna sarnast tempot. Näeme siit, et midagi on juhtunud siin üleilmise võistlejaga. Auto number 45, Martin Ojaste tundub, et
number 45 Martin Ojaste. Ai, näha on, et mingi triip on maas ja see paistab olevat õlivärvi. Selline on ka autospordi kurvem külg. Teinekord lihtsalt tehnika ei pea vastu. Ja tuleb auto lükata boksi poole. Loodetavasti ei ole tegemist mingi tõsise rikkega. Saatsin öelda teile suurima hea meelega, et võistlus seis. Hakkame rada koristama. Aga õnneks ei pea talvel rada libedusest puhastamast. Rada on niigi libe ja saame rahulikult võistlusega edasi minna. Järgmine paar 52 ja 31. Number 31 Kristjan Klais Audi 200 ja number 52 Ricardo Portkevitš Subaru Impreza STI. Ja number 52 Ricardo näidanud aega 7,79, ajasõitude 4. Hetkel ka ajavõtus väikene error. Punane tuli vigu, proovitakse uuesti autosid stage'ida. Juba grammid pese. Tahtis Subarule kiire võidu anda. Nii, autod on uuesti paigas. Hoitakse seda ülivõimast Audi 200 paigal, sest muidu Bill lihtsalt ise hüppab paigalt minema. Ja läks jälle üle ajavõtu joonte. Vaadatakse kiiret asi üle, mida et on träägivõistlustel väga kindel selline rutiin, kuidas autot joone peale paika pannakse. Selleks on erinevad ajavõtukiired, kontrollitakse, et peeglid ja kiired on puhtad, sest lund lendab siin ikka päris kõvasti autoratastel ja pole siis valdavalt kuivades oludes kasutamiseks mõeldud ajasüsteem kõige paremini häälestatud sellisteks jahedaks ja lumisteks oludeks. Traditsioonidega träägivõistelt nõudu ja jõudu juurde saamas ja ise seal ka võistluste abis nii kohtunikega kui rajameestena. Ja nii palju, kui ma mäletan, siis isegi ka nii-öelda Soome alastaru võistlusel on eestlasest kommentaator reisraadios olnud. Et jah, selles suhtes tuleb võrdavõistlusele anda ikka kõvasti respekti selles suhtes, et teevad seda asja ja tegelikult tegi lõppkokkuvõttes sobikorras. Ja näete ekraanil ka praegult siis üleskutset GoPro kaameraloosil osalemiseks. Selleks pole vaja teha muud, kui lähete leheküljele võidagopro.ee, sisestate enda andmed ja päeva lõpus loosimegi välja õnneliku kaameraomaniku. Hoidke oma telefonid kindlasti lähedal, kui te sisestate oma kontaktiks telefoninumbri, siis olge valmis kella 8:30 ajal kõneks, mis võib siis tähendada seda, et teie olete just see õnnelik, kes endale GoPro Hero Session kaamera taskusse saab pista ja sellega kas või siia samma Kiviõli seikluskeskusesse tulla mõnusalt aega veetma. Rääkimata sellest, et see aasta, kes kiirendusest vähegi huvi tunnevad, siis see aasta on ühel vanimal võistlusel, mis 15 nimel on 20 juubel, nii et kindlasti väga kõva üritus ka see aasta Tartus tulemas on. Ja üldiselt hooaeg põnev ees ootamas ja palju uusi autosid tulemas kiirendusvadadele ka, nii et teevad kindlasti see aeg, millal aeg kalender üle vaadata ja esimesed märksad maha teha, millal siis kas Haapsalus või Pärnus või kus meil need kiirendusvõistlused võetakse. Eelmine aasta oli esimest korda üle mitme aasta ka Tartus. Et 200 meetrit, see oli küll tänavaklassidele nii-öelda. Aga jätkame. No nii, ajavõtt on ennast paika saanud ja autod on joonel. No nii, saab see vana uut Audi päris hästi minema, aga tundub, et Subaru ikkagi pidamisega lihtsalt ilusti läheb ära, et kui Audil läks natukene külg ette, siis number 52 ja 7,81 on siis võiduaeg, kui ta eelsõitudes kirjas 7,79. Järgmine paar. Karel Piiroja. Järgmine paar. Auto number 8 Karel Piiroja, tuntud ka siis driftiradadelt, tema vastu number 2 Indrek Metsamäärt Audi A8, et ainukene selline luksusklassi masin. Ja Karel Piiroja aeg 8,67 ning Indrek Metsamärdi aeg 9,39. Et siin ka ikkagi üle poole sekundiline ajaline erinevus, kuid rajatingimused on väga muutlikud
ei saa öelda, et oleks vasak või paremrada kindlasti teineteisest parem, et peab siin valima parema sõidujoone ja kuulete, mis häält teeb selle piiraja auto, see on ikka täitsa sõrm. Ta läheb esimesena üle joone, vähemalt siit paistab niimoodi. Ja vasak rada läheb edasi Karel Piiroja, ühelt poolt läheb Piir, teiselt poolt Ojana. Ja 8,72 siis Karel Piiroja võiduaeg, mees numbriga 8. See hall Audi S4, millel suvel lastakse auto madalamaks, lülitatakse esisild võrrandist välja ja saab ka väga edukalt Pro Street Classis drifti sõita. Kareli esimene võit kiirendusajalt tõenäoliselt. Nii, number 5 ja number 15 meie uued paarid. Ivo Hendrikus, Volkswagen Passat, number 5, Jaan Mõsak, täna vastu Evolution 4. Jaan Mõsak Lancer Evo 4-ga numbri all 5, ajaga 8,35 eelsõitudest. Näete, Mitsubishil on rool harjumuspäraselt natuke teisel pool, tegemist ei ole siiski postisõidukiga. Ja võidu võtab number 15, tema vastane Ivo Hindrikus Volkswagen Passati, tegemist siis 1,9 liitrise diisel Passatiga. Et selline täiesti tavaline tänavasõiduauto, küll siis tegemist 4Motion ehk siis 4-veduse variandiga sellest autost. Ja võtab siis võidu Mitsubishi Lancer üle. Ma arvan, et see on maailma ajaloos esimene kord, kui Volkswagen Passat on mis iganes formaadis suutnud edestada Mitsubishi Lanceri. Aga oleme jõudnud selle sõiduringi viimase paarini, kelleks on siis number 13 ja number 26. Number 13-lt leiame Janno Rebase ja number 26 on Ivo Aal, autodeks vastavalt siis Audi 200 ning Volkswagen Passat. Ja see siis nüüd siis tundub, et lõpetab meil top 32. Järgmine top 16. Ja selle Passati näol tegemist siis mitte punane tuli on panem kui seadus, nii et siin peab mitte midagi teha. Ja number 26 võtab võidu ajaga 9,72. Nii et ära on kustutatud eelsõitude 16. mees, eelsõitude 32 või õigemini siis viimase mehe poolt. Ajalist parandust võitjale natukene üle 0,1 sekundi, kuid võistleja number 13 Janno Rebane Audi 100-l peab siis alla vanduma ja kaotab siis võimaluse pääseda edasi järgmisesse vooru. Nüüd anname line-upile natukene aega top 16 paarid omavahel ilusti üles rivistada, peale mida juba lähme edasi siis järgmise ehk siis top 16 vooruga. Käige ära ka sellisel leheküljel nagu võidagopro.ee, sealt on võimalik endale siis korralikku käegi võita. Et käige läbi, võtitelefon on, ma arvan, et 99,9% kaasas. Ja kui te näete kuskil selle enda läheduses mõnda kaamerat vilkumas või mõnda seda patrooni, siis tehke häält ja tehke nägu, siis kindlasti igavesti vinged kokkuvõtted tulemas täna. Nõnda. Pisukene paus, paneme uuesti nad eelipidi kokku.
mille järgi vaatame selle järgi, et nüüd pannakse kiirest line-up'i valmis top 16 ehk siis 16 paremat, kes top 32-st nii-öelda edasi pääsesid ja jätkame võistlusega. et aega palju siin kindlasti minemas ei ole, sellepärast et samas mina ei mäleta viimati rääkis top 16 siin võistlusel. Aega sellest nüüd räägime. Ja need, kes esimesest voorust edasi pääsesid, olge oma auto juures valmis, kohe tullakse teie juurde ja pannakse juba paika ääni. Rahvas, kuidas teil tuju on? Sodiks äge öeldakse. Nõnda. Aga mis nüüd täna ees on ootamas on peale selle, et me selgitame välja kiiremad autod on meil sambid ootamas, nii et siin on täna veel pidu kõvasti tulemas. Ma ei ole peakorraga käest küsinud, kus aspektas toimub. Informatsiooni, et suusabaasis on tantsupidu. Ja seda on täna, kui üldse see lugu kuskile sobib, kui on vana klaveri üles leias, siis oleks ikka täiesti täismäng, nagu öeldakse. Aga jah, mina lähen korra kaen perre seda vasemat rada ja paljud, kes nii-öelda rada valida said, kes siis olid kvalifikatsioonis kiiremas, selle järgi see käib, nüüd valisid vasaku raja ja see on hullem kui Boldiski maantee 93. aastal. Aga meie pealik seltsilist Kiviõe Oskar Tula võttis välja krõpsupaki ja nüüd on täpselt see, kes kõige kõvemat häält teeb, see krõpsu saab. Et on ühne kalma! Veel, andke tuld. Peaks, et kaklema läheb omavahel krõpsupakki peale. Ja Stipsi pakki pärast kaklema läheb. Nii, esimene kast jagatud, esimesed autod ka lainatud juba. Rovakule, kuidas on jõuluvana olla jaanuari kuus? Jah, detsembris on parem, aga jaanuari kuus on väga jõuluvana olla. See läheb täie raudama. Nii. Aga sellega teeme nüüd mingisuguse triki. Sellega teeme selle triki, et ma ei tea.
nõnda viis. ja kas keegi tahab endale saada kasti Red Bulli? See peab jõudma, Roland, mine sinna selle meditsiinibussi juurde. Nii, anna mulle see paberkorra. ja hetkel näete te, mida on nõus inimesed tegema kasti Red Bulli nimel. Vaatame, mida meie pealkorraldaja Roland Kivitare on suutnud välja mõelda. Igatahes uhke näoga ta seda Red Bulli energia surtsu kasti enda käes hoiab. Milline tasakaal, milline tasakaal. Kuule, mine taga. Eriline põlu mõtlen. Nõnda. Need oli Monsteri pressipüksid järelikult on kinni makstud. Aga tegelikult on see, et natukene on vaja ka nii-öelda braini. Ja braini on vaja selle jaoks, et on vaja jõuda siia. Kohe kui mõtlen tähendab, valmistada läks. Ja öelda ära tänase päeva kvalifikatsiooni kiireid auto. Tähelepanu valmis olla läks. Nii. Subaru 21 õige vastus. Oota. Ja mis ajaga? Õige. Ja nii ta läks. Aga arvestage sellega, et rahvast meil on täna üks kõva võistlus veel tulemas. Mis ei ole ainult füüsiline. Ai, Peku värk oli see kõik, ma ütlen sulle. Aga ei, teadvaatajad on võistlus. Aga me jätkame top 16 ka, esimesed autod on kohe valmis. Üks pikk poiss jookseb korra mäkke ja paneb valgustud tööle, et asjale nagu efekti veel juurde anda. Aga selles suhtes, kui silmad kinni panna uuesti lahti teha, siis on ikka tunne küll, et ei ole kivilised kuskil sõit järgides vaata. Peaaegu. Ainult asi, mis ära rikub, on see, kui vaatad sinnad poole, et seal on täiesti krahku. Aga jah, au ja kuulsust Kiiveli seikluspargile, kes on siia selle šedöövri püsti pannud, et tubli tööd on tehtud ja täna käisin maitsmast ja nendest köögi poolt köögivõitlust. Ja igati viisakas, nii et kes pole jõudnud süüa juua, siis nüüd saab kindlasti läbi ja haarake peale hääd paremat, kus teie lauas. Nii, paar palvet pealtvaatajatele, et ärge nüüd päris sinna raja kõrvale tulge, minge gramm sinna ikka sinna piiri poole. Ärge päeva ilusasti, et no te näete ise, siin võib minna näpu vahelt ära kiiremini, kui mõne meie supilistes suus käib. Ja samamoodi seal kiirema auto juures. Et tagasi tulevad autod läbi saaksid, siis võtke seal ka, kui autod näetab tagasi tuleb, võtke on koomale. Ja selle asja nagu isakaks ära. Mitte, et ma kurjustaks. Aga jah, oleks äge. Nõnda, tuleb leegid peale
ja jätkame. Midagi ei ole teha, ma tean, et natukene külm ja mõnel on ka natukene valus, aga sellest hoolimata mingisugused viiliksid sisse tulevad. Sest jah, nüüd on top 16 autosid 2 korda vähem ja läheb oluliselt kiiremini. Ta on siis juba top 8 ja top 4 ja siis juba finaali ja siis juba saali. Mina pole saali, mulle siis läheb saali eest. Ei ole tarvis. Senikaua, kuni teie head vaatajad saate nautida korduseid, siis tegelikult on juba esimesed top 16 paarid stardialasse paika pandud. See on siis number 21 ja number 39. Artur Timofejev siis vasakul rajal sõitmas Audi RS6-ga ja Siim Vosnesenski paremal rajal Subaru Imprezaga. No selle Subaru näol ei ole tegemist kindlasti mitte sellise tavalise poe Subaruga, et kui see auto siin raja ääres käima pandi, siis see oli kõike muud kui standardmootor ja kapoti alt paistis ka palju edevaid värvilisi ja läikivaid lõdvikuid, nii et päris head tempot on siis Siim Vosnesenski oma Subaruga näidanud. Ja Artur Timofejev siis Audi RS6-ga, mille siis paberite järgi 500 hobujõudu juba tehasest kohe, tegemist siis V8-ga, nii et päris selline huvitav vastasseis. Et kui meil Artur Timofejev näidanud aega 8,46 parimat, siis Siim Vosnesenski näidanud aega 7,49, nii et mehi lahutamas siin ligi sekund oma isiklikest parimatest. Vaatame, Siimu auto ilusti stage'is valmis, Arturi auto pre-stage, nii nüüd ootame ainult foori ja tuli roheline start. Ja Subaru paistab pidamist olevat rohkem. Ja parem rada edasi, parem rada top 8 Siim. Ja võidabki siis number 21 Siim Vosnesenski ajaga 7,96, et ajad on ikkagi langevas tempos, tundub, et see raja, eriti just tõenäoliselt raja stardiosa on see, mis siis enim selle ajakaotuse esile toob. Aga järgmiseks paariks number 7 ja 32. Ja number 7 Aivar Auväärt sõitmas siis Audi S4-ga ja number 32 Karl Kõrge siis sellise, ütleks juba, et rariteetse Mitsubishi Lanceriga, et naljatades siin võime kutsuda seda Evo 0,05, kuna tegemist on ikkagi tegelikult tavalise Lanceriga, ei ole siin Evolution väljapanekuga midagi ühist ja näete, et oi kui raskeks on selle vasaku ei ole sellel Mitsubishil jõudu nii palju kuskilt võtta. Vasak rada varastas 0,0182, nii et edasi siit parem rada. Number 7 Aivar Auväärt Audi S4 vaid. Järgmisena number 17 Kiie vasakul rajale. Ja võitis auto numbriga 7 ajaga 8,16 ning Aivar Auväärt siis võtnud Auväärt võidu või niimoodi nimeliselt kohe ära kasutada autoks tal Audi S4 Avant, millel siis 4,2 liitrine V8 ja aegadega väga stabiilne, et eelsõitudest kirjas 8.08, esimesest ringist 8.11, teisest ringist 8.16, nii et üks väga-väga stabiilne
näide, aga järgmine paar number 17 ja 42. Ja Rando Mere numbriga 42. Päris pika muuga selle sõidu võidab. Laseb hoo just rahulikult maha, kuhu kiiret otseselt ei ole. Mis nüüd siis juhtus? Ootab vasakul rajal tulnud kaaslase järgi. Ja edasi siit siis number 42 Rando Mere 8,87 ajaks. Ja temal siis eelsõitudes kirjast 8,54, esimesest ringist 8,49 ja teisest ringist siis 8,87. Nii, rahvas, kes on seal mäe peal taga üleval, kähku minema sealt. Enne võistlus edasi ei lähe. No nii, aga järgmised autod number 48 ja number 53. Number 53 siis haruldane Suzuki Baleno, tegemist siis 4-veolise Suzuki Balenoga, Mihkel Aavik. Ja number 48 Janar Tede, siis Mitsubishi Lancer, Evolution 9. Ja ajaline vahe võiks arvata, et on kõvasti suurem, kuid eelmisest ringist siin number 48 Janar Tedel kirjas 8,87 ja Mihkel Aavikul 53 kirjas aeg 9,76, nii et arvestades, kui erinevad need autod paberi peal on, siis see ajaline erinevus on küll küllaltki pisikene. Number 53 Mihkel Aavik ja temale vastu number 48 Janar Tede. Nii hoitakse autosid kinni, et ei vajuks ajavõtu kiirtest autod välja. Nii. Ja läheb start. Vaatame, no selle Mitsubishi start. Ja finiš. Täpselt nii lihtne see oligi. Käiguga lõpuni välja, aplaus! Ja Janar Tede ajaga 7,99 siit ka edasi. Parem rada. Ja Janar Tede 7,99 ajaga võtab siit võidu. Jah, ühe käiguga Evolution. Ja Suzuki Baleno läheb koju. Aga tubli esitas top 16 jõudis. Paistab, et strateegiliselt on Mihkel Tede näol tegemist tõelise kavalpeaga, sest paistab, et tema auto selle Mitsubishi Lanceril ta küll käiku ei vahetanud. Nii et tundub, et mees siis stardib teise käiguga ja laseb teise käiguga piirajani üles tipu välja. Aga nüüd rajal Tarmo Teivejõe ja Janek Veevo. Aga praegu Tarmo Teivejõe võtab küll siit suhteliselt hästi kõrvale. Aga edasi siis parem rada, 8,246 ajaga. Ja edasi läheb ikkagi võistleja number 12. 8,24 suudab oma edu säilitada. Ning Audi A5 Sportbackil sõitev Janek siis tuleb esimesena üle joone. Kuid järgmine paar on meil number 10 ja number 25. Number 10 all Mihkel Pikma, siis diisliga Audi A4 on meil diiselautosid, tundub võistlejate nimekirja järgi kokku ainult 3. Ja number 25 tema vastane siis Jaanus Plaat, Subaru Impreza VRX. Tegemist siis uuema põlvkonna Imprezaga. Et kui ülejäänud võistlejad sellised harjumuspärased ralliajastust tuttavad Subarud, siis uuema kerega sedaani näeb ikkagi linnapildis ka üsna vähe. Nii starter püüab autot kinni, lubab nad edasi pre-stage'i alasse või stage'i alasse.
nii läks nüüd Jaanus Plaat natukene üle sellest ajavõtujoonest, teeb protseduuri uuesti läbi. Mihkel Pikmaa vaikselt siis stardialasse autoga hiilimas. Nii, ja start! Ja Mihkel saab väga rahulikult kindlalt stardis minema, kas nüüd bensiinimootoriga Subaru lõpus kerib järgi. Kuid ei, võitjaks siiski numbriga 10 Mihkel Pikmaa Audi A4-l ajaga 9,40. Et tema parimad ajad siis eelsõitudest 9,22, esimesest ringist 9,55 ja 9,40 siis teisest voorust. Kuid nüüd midagi auto mootorihääle gurmaanidele numbrid 52 ja 8. Et number 52 siis Subaru boksermootor mõnusalt põrisemas Ricardo Borkevitš ja number 8 Karel Piiroja. No kuulete, mis häält teeb selle Karel Piiroja auto. Aga tundub, et siit on võtnud võidu ikkagi Subarul sõitev Ricardo Borkevitš. Ja number 52 Ricardo Borkevitš ajaga 7,96 võtab võidu. Kõik see flash and bang seekord. Ja Karel Piiroja oma antiläägi demonstreerimas publikule. Sellised pea 1,5 meetrised tulelondid summutist välja lendamas. On driftijate hing ikka midagi muud kui tavaline kiirendaja, kuid top 16 viimane paar, number 15 ja number 26. Number 26 Ivo Aal vasakul rajal, paremal rajal Ivo Hindrikus. Vastakite mööduvad, kas diisel suudab edestada vabalt või bensiinimootorit. Ja edasi siit parem rada. Ja võitis number 15 Ivo Hindrikus. 9,23 siis võiduaeg. Järjest sõelevad kukuvad. Nii et seekord diisel oli vabalt hingavast bensiinimootorist võimsam. Aga nüüd samuti pisut aega paneme kokku top 8 ehk siis juba päris võistluse lõppfaasi. Autod pannakse line-upis kenasti joonele, omavahel paarid kokku ja seejärel juba alustame top 8-ga.
nii, aga oleme jõudnud siis oma võistlusega top 8-sse. Ajavõtt on valmis. Line-up on valmis. Top 8 ehk siis veerandfinaalid. Kohe algamas on. Esimene top 8 paar number 21. Siim Kostisenski, Subaru Impreza V11 õige sõna vastu Aivar Auväärt, Audi S4. No nii ja oleme siis top 8 esimese paari juures, number 21 ja number 7. Igatahes see Subaru ei ole kergete killaste auto, kuulete, kuidas see stardiabi juba paugub, aga kuidas on finišis? No nii! Oi. Hakkame nüüd vaatama. Vasak rada võttis ideaalse reaktsiooni 0,086, aga sellest hoolimata edasi ajaga 8,34, parem rada Siim Vosnesenski. Ja edasi pääseb ikkagi number 21 Siim Vosnesenski. Väga napp oli finišis tema edu, aga number 7 Aivar Auväärt, kiituseks võib öelda, et tema reaktsiooni aeg oli 0,08 sekundit, nii et see on täiesti jabur reaktsiooni aeg, põhimõtteliselt mees on nagu robot. Järgmise paari paneme valmis on number 48 ja number 42 Janar Tede ja Rando Mere. No oleks vale öelda, et ma Rando Merele pöialt ei ole tegemist minu hea sõbraga, kuid Janar Tede autos startib lihtsalt teisest maailmast. Ja midagi ei ole parata, jääb praegult Alfa Romeo alla. Ja edasi siit. Ajaga 8,23 parem rada. Jääb Alfa Romeo alla praegult Jaapani autotoodangule. Ajaga 8,23 number 48 Janar Tede võtab võidu Rando Mere üle. Minu paha, ikka juhtub. Nii et poolfinaali esimene paar on meil number 48 ja number 21 Janar Tede versus Siim Vosnesenski. Järgmisena 2 Audit. Number 12 Janek Veebaud. Ja number 12 ja number 10, järgmine paar. Audi versus Audi. Audi A5 Sportback ja Audi A4 Avant. A4 puhul tegemist siis diisliga ja A5 siis 3-liitrine turbomootor, bensiinikas. Päris huvitav vastasseis ja näeme. No nii. Number 10 saab siis paremat rajalt päris hästi minema, kuid tundub, et number 12 ikkagi finišis. Ja edasi.
ja täpselt nii ongi, number 12 finišis ikkagi paneb mootori võimsuse maksma, ajaga 8,41 üle finišijoone tuiskab. paremal aja 8,7. ja tema vastasaeg siis numbri all 10 sõitnud Mihkel Pikmaa aeg 8,7, nii et päris napp võit, vaid 0,3 sekundit finišijoonel mehi lahutamas. kuid nüüd viimane paar, 52 ja 15. number 15 Ivo Hinrikus, Volkswagen Passat, diisel universaal, hallmetallik diisel, täiesti tavaline rahulik pereauto. Ja number 52 Ricardo Bortkevic, Subaru Impreza VRX-STI. Ja Subaru tundub, et siit võtab küllalt kindla võidu. Nii, ja kindel võitsid paremal rajal ajaga 8,158. Ja võidabki number 52 Ricardo Bortkevic ajaga 8,15. 64 kilomeetrit tunnis. Temale Nii. mitte päeva nüüd kõige kehvem aeg tema soorituse koha pealt, kuid siiski päris selline keskpärane etteaste, aga nagu näha on, rada väsib ja jumal tänatud, et mootorsaanid meie päeva lõpetavad, mis tähendab seda, et mootorsaanide võistlus saab kindlasti toimuma. Loodetavasti selle autode stardialas üles kaabitud ala ei ole väga õudne. Et ma peaks ütlema, et arvestades küll maailmaoping, et luvitud väga kuumad ja temperatuurid. Ja hetkel siis top 8 saanud läbi, lähme edasi poolfinaalidega. Poolfinaali esimene paar on number 21 ja number 48. Number 21 autol stardib siis ka kvalifikatsiooni kõige kiirem mees, kelleks on Siim Vosnesenski ja tema vastane number 48 Janar Tede, Mitsubishi Lancer Evo 9. Nii et selline väga klassikaline võistlus, kus Lancer ja Impreza omavahel mõõtu võtmas. Vosnesenski, Subaru Impreza. Janar Tede, Mitsubishi Evo. Nii on esimene poolfinaali paar ennast rajale valmis pannud. Siit ootab tulla põnev sõit, sellepärast et on Siim Vosnesenski näidanud üsna stabiilset edenemist, sama on teinud ka Janar Tede. Saab oma järjekordse episoodi. Siim, nüüd ja praegu. Käimas on. Nii, mehed lükatakse edasi pre-stage'i. Number 21 Siim Vosnesenski paremal rajal, number 48 Janar Tede vasakul rajal. Nii. Oi, milline start, väga võrdselt autod lähevad. Nüüd on ainult julguses asi kinni. Ja Janar Tede võtab võidu siit praegult Mitsubishi Lancer. Ja 7,73 ajaga number 48 Janar Tede toob võidu koju. Siim Vosnesenski nüüd siin pidurdusel veel läheb auto natukene lappesse ja lõpetab raja, ütleme üsna sellises lõppfaasis, et ega sealt enam palju minna pole, sealt on üks päris järsk kukkumine. Ei, kannatus natukene, sellepärast, et kuna toimus
rajalt välja sõit, siis nüüd otsustame, vaatame asjad üle, kontrollime, ennem kui lõplikult anname edasi, kes läks ja kes ei läinud. Ootan mina ka informatsiooni. Vaadatakse asjad üle, mina olen ka peakohtunik otsust. ja tuleb info mulle korraldajatelt, et mõlemad võistlejad siis tabasid nii-öelda rajapiirde koonuseid, mis tähendab seda, et mõlemad tegelikult sõitsid rajalt välja. Tuleb võitja otsustamiseks vaadata natukene videokorduseid ja selgitada ka siis välja ajavõtu olukord, sest need kaablid on küllaltki õrnad, loodetavasti lihtsalt nihkusid paigast, mitte ei purunenud, kuid hetkel siis pisukene paus võistluses, kontrollitakse süsteemid üle, et kõik ilusti töötab, et me saaksime kenasti edasi minna. Tagane võidusõitjat ikka suudate üles kruutida kogu selle kupatuse jälle, enne kui õhtu tuleb. Ja siis sina ka. Ma sulle Anti räägin. Nii see Janar Raspus samamoodi. Nii, kiire vaade traali lõplikusse. Nii, nagu tõesti lõpliku järgi otsustamaks sai, kes sõitis enne praegu välja. Mõlemad seda tegid, aga kuna Evo eksis esimesena, siis võit läheb edasi parem finaali. Et jah, see asi nüüd tuli täielikult nii nagu õpikust, et ma nii-öelda suures räägis seda asja niimoodi lahendatakse, kui sõidavad mõlemad välja, kes eksis esimesena või kes eksis nädalavad, et noh, seela tehnika nagu öeldakse. Aga see tähendab seda, et Janar peab sõitma kolmanda, neljanda koha peale ja siin peab sõitma siis finaali esimese teise koha peale. Nii, ja Audine uhkus toimus üleval
no nii, tuleb mulle korraldajatelt info, et edasi pääses hoopis võistleja number 21, kuna tema ei sõitnud esimesena rajalt välja, vaid eksis esimesena number 48 Janar Teder, aga praegult läheme edasi siis top 4 teise paariga, selgub siis finaali vastane numbrile 21, kas Janek Veevo või Ricardo Borkevitš, kas näeme Audi versus Subaru või Subaru versus Subaru finaali. Ajaline edu on Ricardo Borkevitši käes, kelle viimane sõit 8.15 versus Janek Veevo 8.41. Ja oi, kas praegu käiguaks läheb maksma Ricardole selle sõiduvõidu. Ja täpselt nii ongi, et see väikene käiguaps Ricardo Borkevitši ja täpselt nii ongi, et raja keskosas lihtsalt käiguvahetusega langes autopööre liiga madalale ja auto number 12 Janek Veevo võtab siit võidu Subaru Impreza üle oma Audi A5 Sportbackil. Nii et finaalis näeme me siis Audi A5 Sportbacki versus taaskord Subaru Imprezat, aga seekord vastaseks Siim Vosnesenski. Et vaatame, kas siis Janek Veevo suudab ära kustutada ka teise Subaru. Igatahes väga napp oli praegult see võidumarginaal. Nii, kallis rahvas, pronksi sõit on tulemas. Niimoodi näeme nüüd kordusmatši, sisuliselt revanši, kas suudab nüüd Janar Tede võtta Ricardo Borkevitši vastu revanši ja tuua siis Mitsubishi au või õigemini kastanid nii-öelda tulest välja. Igatahes 3. ja 4. koha sõit vastased siis Ricardo Borkevitš paremal rajal Subaru Impreza roolis ja vasakul rajal Janar Tede Mitsubishi Lancer Evo 9-ga. Ajastu on täpselt õige, see on nii igipõline vastasseis, kui saab üldse veel olla. Et kes on autosporti, eriti just rallit jälginud, siis need inimesed, ma arvan, hõõruvad praegu õnnest käsi kokku, et taas on näha omavahel duellis siis selliseid automarke nagu Mitsubishi ja Subaru. Aga kahjuks, või mitte kahjuks, vaid õnneks on ala nagu midagi täiesti teist ja midagi täiesti uut. Te näete, kuidas Subaru stardist minema hüppab, või vaadust, kuidas Mitsubishi stardist minema hüppab. Ja tundub, et siit Janar Tede võtab ikkagi päris. Ja ongi nii, number 48 ajaga 8,05 võtab praegult 3. koha. Esimene poodiumi koht on selgitatud välja, teisele poodiumi, õigemini poodiumi 2 kõrgemale astmele, ehk siis esimese teise koha pärast astuvad võistlustulle kohe number 21 ja number 12. Number 21 taas Subaru ja Siim Vosnesenski ja number 12 oli meil Janek Veevo Audi A5 Sportbackil. Et päris selline kummaline vastasseis, kuid poodiumil hetkel oma koha, 3. koha saab sisse võtta, igati teenitud 3. koha saab sisse võtta number 12, vabandust, ruttan siin natukene ette, number 48. Number 48 Janar Tede on ära teeninud siis pronksmedali GoPro Uphill Snow Track 2017 võistlusel. Aga nüüd finaalisõite. Mehed on stardijoonel valmis. Auto number 21 Siim Vosnesenski paremal rajal ja Janek Veevo vasakul rajal, aga nüüd
no päris võrdselt tullakse Leone, aga tundub, et number 21 väikse eduga ikkagi tuleb. Ja täpselt nii ongi. Number 21 Siim Vosnesenski võtab siit esikoha GoPro Uphill Snow Track 2017 Kiviõli seikluskeskuses. Ajad 8,0869 ühele poole ja teisele poole 8,0893. Ja võidumarginaal on 0,009 sekundit. Ehk siis 9000. See on täiesti ajuvaba kiirendusvõistluste puhul ka kuivas ja asfaldi peal. Ja ka suudavad mehed näidata ka kõrgklassi siis jäisel, lumisel pinnasel omavahel võõtu võttes. Suured õnnetlused igatahes minu poolt liiguvad Siim Vosnesenskile, kes võttis vaevaks oma Subaru ilusti läikima lüüa ja konkurentsi tulla pakkuma. Igati välja teenitud võistlus, mees kvalifikatsiooni kiirem ja välja teenitud ka siis finaali esikoht. Nüüd jätame teile natukene nautida videokordusi ja live-pilti lülitume taas kella 7, kui algavad mootorsaanide eliminaatorsõidud, mis ajalises mõistes saavad olema kindlasti palju-palju kiiremad ja loodetavasti ka konkurentsi tihedamad. Mina tänan, ma olin Kaspar Aruväe ja lülitume tagasi otsepilti umbes 2 tunni pärast. Aitäh teile! 21 saani ootamas oma järjekorda. Aga jah, ja kohe varsti teeme ära ka autode autasustamise. Ja mõlemad mehed võitsid 8-0 ja puhtalt reaktsiooni aega. See on finaaliväärine sõit, midagi öelda. Nii peabki finaalsõit. See ei olegi mingit uus varianti. Ja no autot tegelikult võit läks niimoodi minema pidi selles suhtes, et olid ka need kvalifikatsioonid läks parema. Just sellises järjekorras, kui ma esimene ja läks teine.